Kas me hüppa midagi? Unustasin siduri alla Hei, kallid selle kanali jälgijad, oleme tulnud loodusesse, mitte tavalisse loodusesse, vaid Käsmu poolsaarele ehk mis see oli see, kus hakkab Erulaht. Toho. Sa vaata vaid. Loodus on ilus. Ei ole inimlik. See on Pauli blogi. See on siis minu blogi. Ühesõnaga ma tahtsin öelda, et tulime Käsmu Lahemaale. Ja siis... Tere! See oli Kristo. No tere! Ei! Ja ma olen Insane ja ma olen siin Erus. Ma tulin siia binokliga vaatama kaugustesse. Siiamaani olen ma kaugustes näinud ainult vihma ja meil on ka Keijo muidugi. Pervar! Ei ole mingi pervert! Ärge... Ta ei ole fucking ornitoloog, näe. Mingi kilomeetri seal. 1000 meetrit puhtalt võib olla. Ja mingi sinine. Ainult et terve koos. No siin lähevad. Me oleme siin vist praegu siis. Ei, me oleme... Hommikukohv on joomatama, siis teen hoopis vlogi selle asemel. Ehk asendab. Oleme tulnud siia jälle loodusesse matkama. Ja on siis plaan teha ring peale Käsmu Lahemaa poolsaarele, mis on siis umbes 15 kilomeetrit. No, mis te pildistate siin siis ka? Noh, ma siin nägin ilusat rahnu ja mõtlesin, et teen ühe foto sellest. On jah, tõesti ilus rah. Ma ka siis filmin seda. Ilus rah. Kohe matka alguses siis jäime juba vihma kätte. Püksid on läbi märjad. Õnneks ülakeha on kuiv. Mind on kaitsemaas vihmakeep. Ja muidugi jätsin vihmaharju maha. Mis kuradi nurk see on? Jätsin vihmaharju maha. Aga kes ikka käib vihmaharjuga metsas matkamas? Peabki matkama hardcore'ilt. Sest ma olen hardcore matkaja. Ja kuskil paar kilomeetrit siis jõuame Käsmu, äkki saab kohvi, kui ei saa kohvi, siis ma pean kõik kurvastama, siis ma teen tõenäoliselt vlogi edasi. Kõik need vlogid, mis ma teen, on sellepärast, et mul on kandnud kohvi isu. Mitte, et ma oleks sõltlane, aga... Aukseid. No J-Pooliki, oleme siis oma palverännakutega jõudnud sellisesse maagilisse kohta nagu Käsmu. Seda ma tahtsingi öelda, aga mul midagi asjalikku öelda ei ole. Võib-olla teil äkki on just või midagi. No see on, näiteks siin Käsmus on selline pink. Aastal 1453 siis järrasmees ehitas nad siia ja nad on siiamaani siin. Täitsa seisavad ja ilusti on. See on Käsmu. Aitäh! Aitäh sulle! Kui meile küll, vaid ma ei hakka.
kuivava poolegi enam peale. No tšau, mina jälle siin, igatsesite jah? Sorry, et ma nii kaua ära olin. Aga Käsmu on nii maagiline koht ja ma viitsin seal eriti videosi teha, sellepärast et ma tahtsin kõike seda ilu talletada oma enda silmadega. Okei. Enam keenalju teen, ma olen nüüd tavaline. Ühesõnaga jõudsime siis Käsmust läbi. Käisin poes, võtsime väikesed kohvid. Väga hea kohvi on. Väike vahepaus. Tahan teile näidata kivihunnikut ja väga põnev. Kohe näitan kivihunnikut, oleme siin kivihunniku juures. Ma tean, miks ma ei vloginud vahepeal, sellepärast, et ma sain kohvi vahepeal, siis mul ei olnud enam majadust väga vlogida. Aga ma ikkagi tegin seda. Sorry. Jaa. Issand, kus sa pugenud oled? Ma jäin kinni. Et jäid kinni? Mis mõttes? Mind pandi vangi. Miks? Elu on selline. Mis sa siis paha tegid, et sa vangi pandi? No nii on. Elu on raske ja siis pannakse sind kännu alla peitu. Aga ei ole hullu. Kas ma päästan su ära? Ei pole vast tarvis. Ma tulen ise. Tere. Me vandersellid oleme, reegilaule laulame, assa viime. Tahtsin lihtsalt vlogida, näidata meie läbikukkunud matkalaulu. Aga see on ikkagi kukkunud. Ta vähemalt kukkus kuhugi. Tegi midagigi. Tulime juba eile matkama, eile õhtul vihma sadas terve päev. Telkisime, Keijol, Kristol olid need, mis see nimi oli? Hammok, jaa. Kristo ja Keijo magasid hammokis, mul oli telk, hämmok. Jaa. Oota telkis võrkkiik. Okei, nüüd on maagili võrkkiik. Ja lihtsalt sadas terve päev. Ja täna on siis teine matkapäev. Tänane plaan on siis lihtsalt see Käsmu poolsaar läbida, põhimõtteliselt ring peale teha. Varsti teeme väikse lõuna. Õhtul jälle hammokid ja telgid pisti, väike lõkke. Sussitame vorsti. Teeme sushit. Ja, teeme lõkke peal sushit. Teeme kalamarja. Joome šampanje. Vaadake seda, see on veel Iirimine. See on tripi. Oi, jälle kiik. Viimane värk.
Mul on siuke asi ka muuseas selle jaoks ära. Tuleb hea, tere. Ma võin kaadrist sellest kokku ära juurde. Jõudsime siis põhimõtteliselt Käsmu poolsaare tippu ja päris nice on Uus-mere vaade, sealt kaugelt tagant on näha Kuradisaar. Tahaks seal kunagi ära käia. Jah, mul midagi, varsti hakkan tagasi liikuma ja olemegi kuskil poole peale jõudnud. Oleme siis külastamas Meremungakivi või siis juba võib öelda ka Rändra ja ma siis näitan teile, siin ta on. Ja nüüd oleme jõudnud siis sellise rändrahnu juurde, nagu selleks on metsmunk, vaadake. Kurat. Kristo, mis teed? Kristo, mis teed? Meisterdasime omale ka puust kepikese, millega on palju lihtsam pittida. Ma siis näitan enda keppi. Mul on siis selline saum, väga hea käia sellega. See on siis Kristo kepp. Kuidas sulle su kepp meeldib? Tegib ära, selline huvitav. Eks iga kepp ole oma sellise väikse pungiga, on siin näiteks väike kasvajad. See aitab mul kaasa seda asja. Mulle väga meeldib meie kepp. Ma olen oma kepiga rahul. Hea kepp. Siin on siis Keijo kepp. Keijo on selline huvitav kepp, tal on ka seal käepide otsas selline vahva asi. Kuidas teile teie kepp meeldib? Täitsa kepp on. Võib asjad kokku võtta, et läbisime siis matkarada, mis iganes oli 15 kilomeetrit umbes Käsmu poolsaare ring ja tulime täna siis siin õhtuks uude matkamiskohta, mis oli mis asi? Musta Oja. Tulime Musta Ojale, et päris Mustla Oja päris nice koht, leidsime natuke eraldatud koha.
seal teisel pool põhikohas, seal on RMK ala, et seal lihtsalt palju inimesi ja me tahame inimestest muidugi eemal olla. Ja see on hea koha, on loomulikult ilus vaade ja pluss on see, et me saame oma kämpimisala kõrvale ka auto parkida, kust me saame igast tavaari, seal on auto. Homme juba kodin matka ja ma ei tea, see ongi kõik. Tere! Jah. Geo valmistab ette meie õhtust kööginurka ehk siis pliiti ehk siis lõkke.